Uskumatu. Kui teha bändi, kontserde andes mööda maad sõida ringi, rentida stuudio ja seal teha pulli, et koguda respekti ja feimi ja sulli. Aga okei, see kõik ei suju lihtsalt, kui sul puudub lakkei. Keegi, kes asju ajaks, sest see me ei ole usinad, et tööle panna masinad. Sellest räägibki hetkel see beat siin, kuidas tootag jälle ei viitsi. Legendaarsed nagu kivipesu džiinsid, kätte võtab asja viimase viitsi. Lükkame kokku, siis saame ja räpime. Move jääb ära, siis meist nii Korea karaoke. State on välja lülitatud legendaarne. Sina jälle, jah? Miks ka hakkama siin saada? Ärge segage, kurat, ma teen tööd. Ja leidsime ühe tuttava näo, et Lauri, kas hobikart jäi aeglaseks? Väga aeglaseks. No, uskumatul võidusõllul sul nüüd teine etapp, et Põltsul tegid retsilt kõva debüüdi. Ei ole väga palju seda võistlustel saanud siis käia, aga mis on kõige uskumatum asi, mis siiamaani uskumatul võidusõidul on juhtunud sinuga? See, et sa uskumatul kombel satud ka siia alati. Sinuga saab toredat juttu rääkida, aga tõesti, kõik sari on nii toetav. See on nagu väga lõbus on see sõita. Ma arvasin, et see on nagu raske, et ma tunnen ennast nagu outcast siin, aga tegelikult on lihtsalt tore, väga tore. Kõik aitavad. Vahet ei ole mingit rivalitsemist, vaid kõik aitavad kõiki siin. See on pagana tore kuulda ja kuidas täna muidu päev on siiamaani kulgenud, et väga palju treeningut vist all ei ole? Treeningut on all täpselt 30 ringi ja nüüd täna siis 5 minutit, sellepärast et tekkisid tehnilised probleemid, kui ma tahtsin päeva varem käia treeningul. Aga no, tundub, et isegi läks hästi, sellepärast et kvalifikatsioonis panin ma kirja 3. aja ja teine aeg ei olnud liiga kaugel. Ehk siis mul on siin isegi poodiumi šansse, kui midagi laiali ei lenda või ma ise midagi väga hullust ära äkki. No Lauri, sinu pool on alati, et 0 peale, aga 100 minema. Palju edu sulle! Tarvis! Püüdsime järjekordse võistleja kinni. Saame tuttavaks? Tere, ma olen Liisa. Ma tulen Viljandimaalt, ma olen 16. Ma õpin Suureni gümnaasiumis. Ja. Kaua sa uskumatul võidusõidul oled osalenud ja kuidas sa üldse siia jõudsid? See on mul teine hooaeg ja ma osutades isegi ei tea, kuidas ma siia jõudsin, aga eelmine hooaeg ma mõtlesin, et võiks tulla proovima. Algus oli muidugi raske, aga nüüd juba läheb aina paremini. Ja kas uskumatu oli su karditeekonna juba selline järgmine samm või päris nagu algus? Ei, see oli mul täielik algus. Täiesti nullist. Ehk siis uskumatu on selline koht ka, kus sa saad ennast tegelikult üles töötada? Ja siin saab ikka, et siin pooled võtavad seda kui nagu lõbusõit, aga osad võtavad ikka nagu võistlud, ehk siis see ongi siuke vahepeal. Mis on kõige uskumatum asi, mis uskamatul võidusõidul on sinuga juhtunud? Ma võib-olla mõtlen Hiiumaa ja Põltsamaa sõitu, mis olid nagu lihtsalt hullumeelne. Seal juhtus päris palju. Hiiumaal sain tegelikult 3., aga siis mul rikuti ära, sain 5. ja Põltsamaal sain peaaegu 3. nii et.
väga tuus ja mis muidu kardispordi väliselt? Peamiselt ma tegelen tantsimisega juba 13 aastat ja jõusaalis käin ka. No me soovime sulle rajale ilusat tantsimist täna, aitäh sulle! Ja alati on tore näha vanu tuttavaid nägusid. Karl Teesalu, eelmine aasta tegime intervjuu, siis oli veel tegu krossisõitjaga, nüüd on siis kardi peale üle läinud. Ja enne kui me Karliga sellest räägime, et Karl, sa juba kategooriliselt eitasid neid väiteid, aga sõber ja kaasvõistleja Liise Miil ütleb, et sa kiusad teda. Valeinfo. Et Liise valetab siiski? Ja ma arvan, et ta on lihtsalt kade, et tal täna ei tulda hästi välja. Okei, no näed, ehk siis saime selle kroonikaveergude jutu ka juba ilusti ära. Ja teine selline kurioosne asi võib-olla ongi tegelikult see, et rääkisime Põltsus ka juba natuke selle juttu, et kuidas su teekond krossika pealt sind kardi peale viis? No rahaliselt oleks välja tulnud, aga lihtsalt ei jõudnud enam trennidesse ja ema enam väga ei tahtnud, et ma sõidaks, kuna tegu on tegelikult väga ohtliku alaga. Selged pildid, ehk siis käid Markus Kajaku jälgedes sisuliselt? Ei tea, vaatab, kuidas läheb. Vaatab, no kuidas sa tänase päevaga rahul oled? No oleks võinud ikka esimene olla, aga ma arvan, et võib ikka rahule jääda. Mitmendaks tulid? Teiseks. Nice, palju õnne mees! Ja kuidas siit edasi, et noh, nagu öeldakse, üks koht kõrgemale, siis vaja ainult minna, aga mis selle aasta viimane uskumatu etapp, et kas see aasta on veel mingeid plaane? Laitsesse Eestikatele ka. Laitsesse Eestikatele, nice. Ja siis ma eeldan, et fookus ongi päriselt võistluskart? Jaa, on küll, jah. Järgmine aasta veel vaatab, kas ma sõidan uskumatult, kui leitakse korraldajad, aga kui ei leita, siis sõidan Eestikaid, aga ma ei ole kindel, kas ma kõiki etappe sõidan veel. No sa pole uskumatutel nüüd palju olnud, aga Karl, mis on kõige uskumatum asi, mis siin on sinuga siiamaani juhtunud? Põltsamaal tegin side flippi esimene start kohe. See on uskumatu ja Karl, tore, et oled 4 ratta peale läinud. Welcome! Oleme siit püüdnud kinni järgmised inimesed. Saame alguses tuttavaks. Anna-Maria. Marge. Anna-Maria ja Marge, te olete, ma saan aru, uskumatuga päris tükk aega juba seotud olnud. Jah, ma isegi ei oska nagu dateerida seda aega, aga üpris algusest 5-6 aastat olen mina kindlasti. Ma algusaastat ei mäleta, aga ma mäletan, et esimesel aastal olid need koroonapiirangud, et pidi selle tõendiga tulema siia viimastele etappidele, et see oli 5 aastat tagasi 6, ikka päris ammu, jah. Mis teie rollid on selle aja jooksul olnud? Mina olen olnud sõitja rollis, abilise rollis, kaasaelaja rollis, et kõik rollid. Kõik rollid? Mul on üsna samamoodi, et alguses sõitis abikaasa, siis hakkas tütar sõitma ja siis kuidagi sain mina ka kardi ja sõitsin mina ka päris mitmeid aastaid. See aasta on mul esimene, mis on nüüd vahele jäänud vahepeal, aga jah, samamoodi kõik rollid. Kõik rollid ja kas, kuidas tunne on, et kui nagu mitte rajal olev roll, et kas siis vahel on see tunne, et tahaks tegelikult rajale? Jaa, kindlasti, sügeleb ikka. Ja selles mõttes, et kui sa vaatad pealt, siis ikkagi mõtled kogu aeg, mis tunne oleks ise ka startida samal ajal, aga samas on nii nauditav ka lihtsalt kaasa elada, et ei ole seda stardipinget endal, vaid sa lihtsalt teistele kaasa eladest, et neid võidusõidud on üsna põnevad, siin juhtub päris palju, et ka lihtsalt pealtvaatajana minu meelest väga äge siin kohal käia. No palju rolle, palju mälestusi, aga mis on kõige uskumatum asi, mis uskumatul võidusõidul on juhtunud teie mälestus? No võib-olla kõige viimane mälestus, kui ma sõitsin viimasel võistlusel KZ-iga esimest korda ja kohe kestvust ja siis trennisõit oli vihmaga ja vihmaga see masin nagu kõik on pehmem ja mõnusam ja tundus kõik super hästi. Ja võistlussõit oli siis kuiva asfaldiga ja siis ma sain aru, et iste ei ole paras, rool on liiga kaugel, seadistus on vale ja see sõit oli üpris raske tänu sellele, et see oli päris uskumatu, ma olin ikka vihane mehaanikute peale, elukaaslase peale, siis et miks mulle paremat istet ei pandud ja niimoodi. Aga ei, igasuguseid huvitavaid seiklusi on olnud ikka siin.
see Anna-Maria viimane sõit oli päris huvitav ja selles mõttes ma mäletan, et me ise aitasime talle mitu ribikaitset ja lõpuks sellega, et ta ära mahuks sinna istmesse kuidagigi. Aga minu jaoks kõige uskumatum ikkagi see on, kui ma olen ise poodiumile jõudnud, et see on nagu olnud üsna üllatav teinekord. Ma tean seda emotsiooni, mul ka alati, kui ma olen need vähesed korrad, kui ma olen jõudnud, et kuidas nüüd see juhtus, midagi läks valesti. Aga mul on hea meel, et te olete sellele värginnast pühendunud. Ma loodan, et ükskõik, kuidas see järgmine aasta jätkub, et te olete siin skeenel edasi. Aitäh teile mõlemale! Ja oleme jõudnud siia võistluspäeva lõppu ja mul ei olnud küll au Lennaga rada jagada, aga omas klassides mõlemal läks päris hästi ja saame siin rõõmu jagada ja tegelikult natukene Lennat paremini tundma ka õppida. Et Lenna, ilus edukas päev selja taga ja kui kaua sa üldse oled karti sõitnud või mis sul taust on? 3-4 aastat umbes. Eks siis juba üksjagu. Ja täna võib vist päevaga rahule jääda, et tuli võit ära. Kas oli pingeline? Jaa. Ja sul vist, sa võid mind parandada, aga vist sa sõidad õiega tihti, olete niimoodi vist aegade algusest peale? Jaa. Oota, sa oled vanem või noorem? Noorem. Noorem, no vot. Ja kas sa sõitsid kunagi nagu hobikarti ka või läksid kohe nagu peale võistluskartidele? Jaa, võistluskartidele. Nice. Mis on see, mis sind paneb siia iga kord tagasi tulema? See kogemus ja see kõik see uskumatu, et see on lihtsalt nii uskumatu. Mis on kõige uskumatum asi, mis on uskumatul võidusõidul juhtunud sinuga? Ma ütleks see tiim, mis meil kõik koos on, et meil on nii palju inimesi ja see ongi. Sõnad nagu profilt võidusõitjalt, et vana pea noortel õlgedel. Ja Lenna, kui sa karti ei sõida, millega sa muidu igapäevaselt tegeled? Ma käin sportakros ja koolis. Nice. Kas sa tunned, et sportakro nagu natuke aitab ka nagu kardi tunnetusel, et seal peab ka nagu keha tunnetama ja värki? Jaa, kindlasti. Väga nice. No on näha, et tunnetus on sul väga hea, Lenna, ja kindlasti ootame, mis sa järgmine aasta teed. Palju edu sulle ja ega midagi. Täna võime mõlemad rahul olla. Aitäh! Ja oleme siin täna intervjueerinud sõitjad, kes on oma teekonna alguses ja nüüd on meil hea meel intervjueerida ka sõitjad, kes käib seda teekonda, aga mitte ei ole lõpus. Pikk teekond on veel ees, pikk on käidud, aga pikk on ees. Me oleme juba natukene suhelnud, aga saame siis veel kord tuttavaks. Art? Aadu. No Aadu, sina oled küll perekonna nimi Kroon ja oled ka Kroon sellele võistlusele, et räägi, mis su taust üldse on, et kaua sa oled selles kardimaailmas elanud ja hinganud? No ütleme nii, et 16-aastaselt hakkasin võistlustel käima. Sellele eelnes paar aastat niisama omal käel harjutamist ja õppimist ja seal oli see litsents vaja saada ja üks aasta seal Tallinnas Pioneeride palees oli kardiring, seal ma käisin kõigepealt ja siis üks aasta oli see litsentsi õppimise aasta ja siis nii-öelda isa võttis asja kätte ja ostis Keila esimesele keskkoolile siis 2 karti ja üks tuli mulle siis nii-öelda ja pärast tuli neid karte juurde muidugi ja said teised ka proovida. Mis oli esimene rada, mille sa üldse sõitsid? Kes seda enam mäletab? See on nii ammu. See võis olla Vändra või Juuru. Vändra oli omal ajal, Janar ka Vändra poiss, et Vändra oli omal ajal popkoht tundub. Jaa, väga popp oli. Aga tänapäeval ma saan aru, sul on oma YouTube'i kanal ka? Ma olen sinna mõned videod üles pannud tõesti. No nii, et visake Aadu kanalile ka pilk peale. Ja kui sa kardiga ei tegele, millega sa muidu muul ajal tegeled? Rahvatantsuga. Rahvatantsuga. Vanatädi oli suur rahvatantsu armastaja. Kas oled nüüd, millal viimane kord tantsu peale satsid? No sellel aastal oli tantsupidu. Ja käisid? Käisin. Super luks, nii et oled nii tantsulaval kui rajal see aasta väga soe. Ja kui kaua sa oled uskumatu võidusõiduga seotud, kas täitsa nagu algusest?
no võib öelda, et mitte päris, ma sõitsin ma sõitsin seda Pro-Kart Testit sarja ja need olid paralleelselt ja need nagu ei sobinud kõik need niimoodi ja siis ma valisin alguses selle Pro-Kardi sarja. Aga siis, kui see Pro-Kart nagu lõpetas retrode klassi ära, siis nagu leidsin nagu uuesti selle uskumatu võidusõidu. Mis on kõige uskumatum asi, mis on uskumatul võidusõidul juhtunud sinuga? No eelmine aasta sama võistlus suutsin 2 korda avarii tekitada. Ai, ja siin et siis retrokardiga? Retrokardiga, jah. Kuidas selle retrokardiga on, et kas see on ka mingi selline asi, et selline stereotüüpne lähenemine on, et seal on võib-olla säilinud mingi teatav robustsus, mida enam uuematel ei ole, et kas võib-olla see on see faktor, miks ta nagu tõmbab endiselt sellega sõitma? Nojah, aga ta on minu jaoks nagu tuttav, selles suhtes on nagu lihtsam. Ja eriti selle Vene Tahma rehviga, ta on ikkagi, sellega ma olen nagu eluaeg sõitnud nii-öelda. Ja paned edasi? No loodame, kui tervis vastu peab. Aadu, palju tervist ja palju edu. Oli au, aitäh! Tee hull alla ka, aga praegu on siis analüüsida. Selle nimi on uskumatu võidusõit, aga minu selja taga seisavad kutid, kes uskusid ja ainult tänu sellele see on üldse kõik teoks saanud. Kalev ja Ivo ja Kalev palus spetsiaalselt ja seda ka ma tahan teha, sest kohtunikud on ka meil see aasta suuresti teemas olnud, et Ivo, sa oled olnud peakohtunik, kui kaua uskumatutel? 8 aastat tuleb nüüd välja. Kõik 8 aastat. Ja esimene selline võib-olla rumal küsimus, aga kuskilt peab alustama, et kas empaatia on midagi, mis on kohtunikule nõrkus ja tugevus? Pigem ütleksin, empaatia on oluline, aga kohtunik peab suutma jääda neutraalseks. Sest päeva lõpuks iga võistleja tuleb sealt rajalt maha, emotsioonid on laes, keegi tegi liiga, keeras ette. Sageli on see, et läheb 2 tundi mööda, ta rahuneb maha, tuleb, et sorry, olin adrekasel üleval, aga see esimene emotsioon, kohtunik peab olema piisavalt rahulik, et kuulama ta ära ja siit võtma seda neutraalselt ja otsustama selle põhjal, et mis on nagu tegelikult. Kas sul tuleb meelde kogu selle uskumatut 8 aasta jooksul mingi selline eriti suur dilemma või mingi selline asi, et kus sa ise olid nagu ka, et te mõtlesid, et mis ma nüüd nagu otsustan sellisest asjast? Selles suhtes konkreetset intsidenti ei tule välja, aga igal etapil tegelikult sul need otsused tuleb teha kiirelt ja otsuses pead olema kindel. Et suurim viga, mis kohtuniku poolt saaks olla, ongi see, et kui kohtunik hakkab ümber mõtlema, ehk siis, et kui räägitakse mingi olukord läbi, ta otsustab mingi asja ära ja pärast hakkab oma otsust veel ümber mõtlema, sest siis kaob võistlejatel see respekt ära, et siis hakatakse käima, et kauplema seda. Kohtuniku otsus peab olema lõplik, et ta ütleb, et nii on see hea või halb otsus, seda otsustab lõpuks osalejad, aga kohtuniku otsused peavad olema lõplikud ja konkreetsed. No Ivo, see on igal juhul hea otsus, et keegi otsustas niimoodi, et sa oled üldse kohtunik või sa otsustasid ise, aga kas sa oled otsustanud ka sellega edasi tegeleda? Esialgu mitte, et 8 aastat on piisav, sest kohtuniku töö on tegelikult töö, et kui võistleja, nii nagu Kalevgi siin varem on ütelnud, võistleja tuleb rajalt maha, läheb sinna telgi alla, võtab Red Bulli kätte, puhkab, tal on mõnus järgmise sõiduni 2 tundi aega. Kohtunikul, eriti võistluse juhil, päev algab ja tööpäev kestab kuni poodiumini, et pausi kui sellist tegelikult päevas ei ole. See on töö ja Ivo, suurepärane töö. Nii, ja siin on kutt, kellega mul on olnud rõõm see aasta paremini tuttavaks saada. Meil on olnud mõned pikad telefonivestlused ja ma võin öelda, et siin on üks mees, kellel on süda õiges kohas ja seda on ka näha tegudes. Kalev, kas sa võtad seda tänast päeva kuidagi sentimentaalselt või mingi sellise naturaalse protsessi lihtsalt lõpuna? Mul tänane võib-olla või üldse läbi ja lõhki tänane hooaeg on natukene teissugune, nimelt ma ei ole ka ise võistlejana rajal üldsegi olemas, et kõik need 8 hooaega on tegelikult mul kulmineerunud siis niimoodi, et oled
ametissarja promootoriga, vastutavad võib-olla rohkem rajal lipukohtunike, valvad lipukohtunikke, täidavad neid tühjasi auke, remondid oma tehnikat, see hooaeg on mul natukene teistsugune, et nimelt siis võtsin on sõidetud küll ja olen pigem siis rohkem olnud Ivol nagu niisugune parem käsi ja tugi ja see tänane päev on, kui sa ise ei sõida, see on nagu teistsugune. Et jällegi Ivoga nagu 100% nõus. Küll oli nagu hea olla nagu selles suhtes sõitja, teed sõidu ära ja virised ka ja ütled, et oli raske 10 minutit oli, oi ma panin ja laske mul nüüd puhata. Ka kõik see tavalisema lipukohtunikuna sul tegelikult päeva seda hetke ei teki ja tegelikult hoopis teistsugune päev. See uskumatute missioon, kui see sai alguses ette võetud, et see oli ju, mis see ju tegelikult on see, et Eestis on nii palju inimesi, kes armastavad seda ala, kes tahavad sellega tegeleda, aga võimalusi on vähe ja see oli selle võimaluse andmine ja see hakkas väikestest numbritest ja see läks järjest suuremaks. Et kas tunned, et see võimaluse leidmine, see võimaluse andmine selle skeene jaoks ongi võib-olla see, mis on kõik need aastad sind läkitanud või mis see on, mis kõik need 8 aastat sind sütitas seda tegema? Võib-olla selles suhtes nagu igal teisel spordialal me teame, et on esiliigad, teised liigad ja siis on meistrivõistluste satsid on olemas. Kui me kardispordiga kunagi alustasime ja seda samamoodi klientinena me olime siis ise sõitjaid, siis ja see harrastajate grupp ikkagi eelmine promootor andis siis me kohe nägime, et tegelikult selles spordialas on tegelikult just see staatus on nagu puudu või olemata. Ehk siis ma ei oska, kuidas seda nimetada, kas ma olen nüüd esi- või teine liiga, aga selge on see, et kardispordis eraldi harrastajate liigat on vaja. Kalev, ma olen sinuga täiesti nõus. Mis on kõige uskumatum asi, mis on uskumatul võidusõidul sinu jaoks juhtunud või üldse uskumatu võidusõidu juures? See, et need numbrid, mis me nagu täna vaatame, et kui me alustasime seda sarja esimene võistlus, oli osavõitjaid Ivo 12, 14 ja me ise prognoosisime, et äkki me saame harrastajate punte äkki nagu saame siuke 30 või 40, et me juba oleme rahul ja on hästi. Aga et need numbrid tõusid järk-jälgult edasi, tulid aastad, kus oli stabiilselt 30 harrastajat, siis juba 40, juba poole hooaja pealt 55, 60, 70 ja nii edasi, et see nagu oli nagu selles mõttes heas mõttes palgapäeva üllatus, et see nii hästi läks. Et järelikult peale meie koolivendade on ka teised sama meelt ja huvi on sarjale. No see on üks asi, mis mulle kõige rohkem teie puhul meeldib, et võib-olla, et kui te nüüd enam seda sarja ei halda, aga see seltskond, kes teil koos on, te olete ju kõik sõbrad, lähedased, te jääte kokku, et ma arvan, et te teete midagi ägedat koos kindlasti veel. Ma usun küll, et siin tegelikult juba väiksed valikud on juba peas juba välja mõeldud. Miks selle protsessi jooksul 8 hooaega võib-olla kõik see paremad hetked on see, et ka meie meeskonna liikmed enamjaolt tealt, kui me hakkasime tegema, me oleme koolivennad. Ja kui koolid saavad läbi, läheb üks 10 mööda, kuidas saadakse kokku või tuttavaks, on tihtipeale, sa kord aastas käid võib-olla Ivo sünnipäeval. Aga Ivo sünnipäevaks või kellegi teise, see on tähtis päev, saame kokku ikka, aga veel lahedam sünnipäev on võidusõidupäev, see on õige pidupäev. Ja meil on siis läbi hooajaga, kas on 4, kui me tegime algusaastatel, meil on olnud ka 6 etappi. Need kõik võidusõidupäevad olid ka ühtlasi pidupäevad, et tehke järgi, hakake midagi tegema. Nagu DJ Heiki ütles, et meil on pidupäev. Ja Kalev, mul ei ole siin tegelikult enam mitte midagi öelda. Siin on mikrofon ja seal on kaamera. Ja võid lihtsalt kõigile nendele inimestele, kes on selle 8-aastase reisi jooksul teiega olnud midagi öelda ja sellele ägedale päevale ja peatükile punkti panna. Aha. Vau. Aitüma, kiitus ja krapsud kõik võidusõitjad, kes te olete
nende aastatega, need aastad, kes rohkem, kes vähem meiega olnud, käinud, toetanud, sõitnud seda kaasa. Seda sarja on võib-olla natukene, on mõned inimesed, kes on leidnud puudujääke, on ka enamus inimesed, kes ütlevad, et üliäge, pange edasi. Mina tahaksin kiita, miks ta nii äge oli, mina tahan kiita just sind, hea võidusõitja ja tiimi liige, aga sina ju tegid selle, see on sinu kätetöö, aitäh teile!